Tervist! Kui ma hakkasin seda videot ette valmistama, siis oli mu tööversioon, et teeks õige umbes 10-minutilise video sellest, kas on olemas ideaalne rüht. Kas ideaalseks peetavaks rühiks kõrvale kalduv rüht põhjustab terviseprobleeme ja kas on olemas kindlaid harjutusi, mis rühti parandavad ja lisada sinna veel mõned rühiga seotud väga levinud arvamused, millel näib puuduvat igasugune või vähemalt väga tugev teaduspõhisus. Aga ma sain väga kiiresti aru, et see teema on tohutult lai ja detailne ja selline video kestaks vähemalt 30 minutit, võib-olla ka tund ja 30 minutit ja seega plaanin ma teha tulevikus mõnedel mainitud ja mõnedel mitte mainitud rühiteemadel eraldi videod, ent keskendun täna ainult levinud arvamusele, et on olemas üks kindel ideaalne rüht, mille poole me peaksime kõik püüdlema ja puudutan pisut ka väiteid, et halvaks peetav rüht põhjustab terviseprobleeme. Need on üldtunnustatud ja reeglina ümberlükkamatuks peetavad arvamused ja kui ma kuulen mõnda sellist tervise- ja sporditeadusega seotud dogmat, siis tekib mul alati hirmus kihku uurida, mida teadus ka sellest arvab ja harilikult on tulemuseks teaduspõhisuse puudumine või siis vähemalt käte laiutamine. Kõigepealt paneme aga definitsiooni paika, et oleks üheselt selge, millest me räägime. Veebist leitav õigekeelsussõnaraamat ütleb meile, et rüht on kehahoid ehk seisang. Kui otsida rühi määratlust erinevatest rahvusvahelistest teadus- ja meditsiiniallikatest, siis leiab ikka väga erinevaid variante. Ja nende kokkuvõtte võiks kõlada näiteks nii. Rüht on keha asend ja joondatus ruumis, mida inimene hoiab nii puhkelolekus kui liikumisel. See kujuneb lihaste, liigeste, sidemete tasakaalu ja asendi taju ning närvisüsteemi koostöös ning peegeldab keha võimet säilitada stabiilsust ja liikumise tõhusust raskusjõu ning muude välistingimuste suhtes. Vau! Kui ma võtan selle kokku lihtsamalt, palju lihtsamalt ja inimese keeles, siis on rüht minu jaoks loomulik kehahoiak, kui ma liigun või istun. Ja ma toonitaksin siinkohal sõna loomulik, ehk siis see on kehahoiak, mille puhul sa pead minimaalselt oma lihasid pingutama või kehaasendit mõnel muul moel tahtlikult korrigeerima. Kui räägitakse nii-öelda ideaalsest rühist, siis peetakse tavaliselt silmas midagi sellist, ehk siis leitakse, et parim võimalik kehahoid on rõhutatud sirge, õlad on taga, kõht on sees. Iseenesest on see mõte kena, aga sellises rühis ei ole tegelikult mitte midagi loomulikku. Ehk siis mina isiklikult ei ole küll kohanud ühtegi inimest, kelle jaoks selline kehahoiak oleks 100% normaalne. Üks kehahoiaku eripärasid, mida peetakse ebasoovitavaks, on näiteks eesmine vaagna kallutus ehk vaagna ettekallutus. Tegelikult on olukord selline, et taoline vaagna asend ongi inimeste seas enim levinud, ehk siis teisisõnu öeldes valdav. Nagu me saame näiteks näha sellest teadustööst, kus vaadeldi noorte tervete inimeste vaagna kallutuse astet ja leiti, et eesmine vaagna kallutus esines 85% meestest ja 75% naistest. Tagumine vaagna kallutus 6% meestest ja 7% naistest ning tavaliselt nii-öelda normaalseks peetav neutraalne vaagna kallutus 9% meestest ja 18% naistest. Samamoodi, kui me räägime küürus ülakehast, ja ma vabandan, aga ma ei hakka siinkohal ennast ja teid närvi ajama terminoloogiaga stiilis, kus lõppeb ülakeha ristunud sündroom ja algab küfoos, siis näeme me, et see on üldiselt tervetel inimestel väga levinud. Ja seda nii suures mahus, et seda ei saa pidada mitte ebanormaalseks nähtuseks, vaid pigem ikka kehahoiu eripäraks. Kolmandaks, enim levinud nii-öelda rühiveaks võiks pidada pealiigset ettekallutatust ja kui me vaatame selle kehahoiu eripära levikut, siis on meil näiteks hea võtta sahtlist teadustöö,
milles vaadeldi selle esinemist ülikooli tudengitel ja leiti, et meestel on antud protsent 60 ja naistel 75. Okei, ma saan aru, et tudengid veedavad keskmisest suurem osa päevast arvuti taga ja see võib antud tulemusi mõjutada, aga no siiski mitte sel määral, et me saaksime väita, et pea ette kallutatus on nüüd mingi äärmuslik ja harva esinev nähtus. Pealegi, antud uuringus osalesid füsioteraapia tudengid, kes, no ma ei tea, võiksid ju olla näiteks immuunsemad potentsiaalsete negatiivsete rühimõjutuste suhtes, on ju. Inimese rüht erineb muide ka päeva jooksul. Kusjuures, kui sa vaatad erinevaid uuringuid, siis leiad sealt mõnevõrra vastandlikke tulemusi, aga nii-öelda bottom line on see, et sinu rüht ja ka sinu kehahoiak kõndimisel võib päeva lõikes oluliselt erineda. Ja kokkuvõtvalt anatoomiliselt on ideaalseks peetav rüht pigem väga suur erand ja sisuliselt ei ole sellist asja üldse olemas. Kui me räägime ideaalsest rühist, mis, nagu me juba kindlaks tegime, on lihtsalt väga laialt levinud müüt, siis selle teema oluliseks alajaotuseks on väide, et on olemas ka ideaalne viis istumiseks, näiteks tööl kontorilaua taga. Ja see ideaalne viis peaks meie teadvusesse juured sügavale ajanud arvamuse kohaselt välja nägema umbes nii. Ehk siis selg on kenasti sirgu, rind ette lükatud, kõik kraadid tipp-topp paigas ja tõsine töönägu ees. Ja väidetakse, et kui sa ei taha, et su selg jääb haigeks ja sind tabavad igasugused muud hädad, siis peaksid sa just nii kogu päeva töölaua taga istuma. Esiteks, mis tundub ilmselge, ent mille kohta on meil olemas õnneks ka võimalus seda teaduspõhiselt väita, näiteks selle teadusuuringu abiga, mida rohkem sa laua taga tööd tehes niheled ja oma asendit muudad, seda vähem su selg, kael ja tegelikult kogu keha väsivad ja seda mugavamalt sa ennast tunned. Ja muidugi ei ole asi ainult mugavuses, näiteks teame me väga hästi, et kui sa istud töölaua taga sirge seljaga ja pikalt ühes asendis, siis see mitte ei vähenda su alaselja valu tekkimise tõenäosust, vaid hoopis suurendab seda. Ehk siis, mida rohkem sa niheled ja asendit muudad ja vahepeal sõna otseses mõttes lösutad laua kohal, seda vähem su selg valutab ja seda paremini sa ennast tunned. Ja tegelikult ei piirdu pikemaegne ühes kindlas asendis istumise alaselja valusid põhjustav mõju ainult kontorilaua taga istumisega. Näiteks võib tuua selle teadustöö, millest ilmnes, et jalgratturitel, kes hoidsid ennast sõites pikemalt ühes kindlas asendis ja vahetasid seda vähem, esines sagedamini kroonilist alaselja valu. Võib-olla, et kõige paremini tuleb vastuolu selles, milline on laialt levinud arvamuse kohaselt optimaalne istumisasend, kuidas me tegelikult istume ning kas ja mil määral põhjustab see meile mingisuguseid tervisehädasid välja sellest teadustööst, kus küsiti 100 inimeselt, milline on nende arvates õige istumisasend ja kas neil on selline istumisasend. Selgus, et mitte ühelgi küsitletud 100 inimesest ei olnud enese hinnangul optimaalset õiget istumisasendit, aga sellele vaatamata ei olnud mitte kellelgi neist mingisuguseid väidetavalt vale istumisasendiga seotud terviseprobleeme. Ma tean, et tänapäeval on veel päris palju arste, kes suhtuvad rühi küsimusse äärmiselt tõsiselt ja kui sa lähed nende juurde vastuvõtule, siis heidavad nad su rühile ühe kiire pilgu ja on valmis kohe seejärel selgitama ja diagnoosima, millised su probleemidest on just nimelt halvast kehahoiust tingitud. Aga tõenäoliselt ei ole sellised arstid näinud näiteks seda teadustööd, mille raames vaadeldi enam kui 400 inimest, kelle seas oli nii sportlasi kui tavalisi inimesi, ja nii neid, kes olid hädas seljavaludega, kui ka neid, kellel neid ei esinenud ja leiti, et kõigil neil esines olulisi erinevusi selles, kui sirgelt või mitte sirgelt nad erinevatel aegadel püsti tõustes seisid. Ja see kõik ei olnud absoluutselt seotud sellega, kui palju ja kas neil üldse oli seljavalusid.
Muide, inimese rüht sõltub sageli üsna üllatavatest asjaoludest. Nii teame me näiteks, et kurbus ja depressioon ja isegi kurva muusika kuulamine on seostatavad küürus kehahoiuga. Ja inimese kehahoiakut võib oluliselt mõjutada ka see, kui sa teda kiidad või laidad. See, kas ja miks sportimine, sealhulgas enne kõike regulaarne lihastreening parandavad rühti, ei ole selle video teema, aga küll on meil teaduslikku põhjust väita, et see põhjuslik seos on olemas. Kusjuures mina isiklikult olen lähtudes sellest, mida ma personaaltreenerina töötades näen, sügavalt veendunud, et peamiselt parandab. Ja seda muidugi ennekõike teismeliste puhul. Kehahoiakut lihastreeninguga kaasnev enesekindluse kasv ja suurenenud heaolu tunne, mitte lihastreeningu füüsilised tulemused, ehk siis fansimalt öeldes füsioloogilised ja biomehaanilised tulemused. Sest kui ma tohiksin meelde tuletada rühi definitsiooni, siis on see loomulik kehahoiak, kui sa liigud või istud. Ehk siis sa ei pea selle saavutamiseks tegema jõupingutusi, kaasa arvatud rakendama teadlikult tööle lihaseid. Muidugi ei saa tugevate ja toimivate lihaste mõju rühile ka olematuks vaikida, aga veel kord rühi kui sellise määratlust vaadates ei mängi need antud küsimuses peamist rolli. Nii-öelda hea rüht on tegelikult oluline pigem sotsiaalsest aspektist. Ehk siis, kui sa lähed näiteks tööintervjuule, siis on su võimalused ametikoht saada suuremad, kui sa ajad oma selja enesekindlalt sirgu ja ei küüruta kogu vestluse toimumise ajal nagu Jumalaema kiriku kellamees, sest me teame, et nii nimetatud ideaalse rühiga inimesi peetakse ka väga-väga põgusa esmamulje põhjal nägusamateks ja usaldusväärsemateks. Ja selleks peavad su lihased olema tugevad küll, sest sa pead ju olema pikemat aega ebaloomulikus asendis. Ja teemat kokku võttes loomulikult on olemas äärmuslikke juhtumeid, kus rühiprobleemid põhjustavad terviseprobleeme. Ja kindlasti on see oluliselt laiemalt levinud selliste inimeste seas, kes ei tee regulaarselt lihastreeningut ja on ka muidu istuva eluviisiga. Aga väide, et on olemas üks kindel ideaalne rüht kõigi inimeste jaoks ja see ideaalne rüht hoiab meist eemal kõik tervisehädad, see on täiesti jabur ja sellel puudub teaduslik alus. Iga üksiku inimese jaoks on tema ideaalne rüht erinev. Ja kui sul on õlad pisut ettepoole kaldu või lõug veidi ettepoole suunatud või siis sa lükkad loomulikult seistes kõhu pisut ette, siis ära tead sellepärast üldse muretse. See ongi sinu loomulik rüht ja inimesed, kes sulle seda kogu aeg ette heidavad, nad võiksid nii meie vahel öeldes vahest peeglisse vaadata. Küll on aga sul mõistlik meeles pidada, et selleks, et alaselgi valutaks ja tagumik tooli või diivani külge kinni ei kasvaks, tuleb enam muuta asendit, niheleda, sageli püsti tõusta ja loomulikult teha regulaarselt nii aeroobset kui ka lihastreeningut. Jõusaalis näeme!